Tervist! Mina olen Hannes. Oleme siin täna Pärnus. Sõidame ringrada, kuna Rutska põhimehed Hans ja Rait tegelevad mingite muude asjadega, kes ravib ennast, kes käib välismaal ja mina siis pean neid täna asendama. Hommikused trennid, kvalid on läbi, kohe hakkab sõit ja kõik on plaanipärased. Stardime esikohalt. Proovime oma helesinise unistusega sõita üks rajarekord ja vaatame, kas välja tuleb. No kuidas siis tiim helesinise unistusele algus läinud on? Algus on läinud väga priimalt. Käisime esimesel etapil Saksa meistrivõistlustel. Suurte veokate vahele parkisime oma sprinteri ära ja olime mõlemad sõidud kolmandad, nii et ma arvan, et see on väga okei algus. Nüüd sõidame siin kodus, proovime palju aega tuleb, homme hommiku jätkame oma testiprogrammiga, proovime siin mingid mured korda saada, mis meil esimesel võidusõidul olid ja siis teisel etapil juba olla eespool kui kolmas. Kas on mingeid pisikesi probleeme ka tulnud, mis oleks üldse arvanud, et osutub probleemiks? Kogu meie hooaja algus on siuke piduri kroonika olnud, nii et kogu aeg on piduritega mingi jama. Esimesed testid läksid kõik selle nahka, et pidurikettad olid kogu aeg kõverad ja öeldakse küll, et pidur on kiiruse surm, aga seda ikka natuke on vaja ka sellise mootorrattaga. Aga nüüd me oleme selle korda saanud, oleme teinud siin kõvasti tootearendusega tegelenud, olen teinud oma erialast tööd ja nüüd on pidurid vähemalt korras. Mootor on kiire juba poest, ülejäänud asjad on suhteliselt siuke tänava mootorratta moodi. Elektroonika on sellisel suurel mootorrattal suhteliselt oluline asi, millega tegeleda, aga me ei ole sinna veel jõudnud, et mingid veokontrollid ja wheeli kontrollid ja asjad, et need kõik paika saada. Praegu on need üsna välja lülitatud kõik ja mootorratas on niuke rode ja pull natuke, et pean ise rohkem vaeva nägema. Aga esimesena üritame kiiruse saada ja siis teeme selle lihtsamaks kõik. Aga muidu ma arvan, on plaanipärane kõik. No, Saksa näitas, et natukene seda kiirust on juba kiirema ringi näol. Ja, kiirust on. Alustame ja algus on olnud stiilne, ütleme nii. Ma ei tea, esimene võistlus alles tuleb. Selles ma arvan, me oleme enda eesmärgi juba saavutanud. No, me saime selle PEM-i aja nii-öelda sõitsime juba lõhki. Vaatame, kvalis tahame seda veel parandada ja vaikselt teeme tiimi. Marko siin aitab meid. Loodame parimat. Top 5 saame, siis ma ei tea, Ingar Rahul 2 aastat teemal olnud. Et vaikselt juba hakkab kodusel tunned olema. Jah, hakkab vaikselt PEM-iga sõbraks saama. Ja palju veel päris sõbraks saamiseks puud on? No ütleme siis nii, et tagaosaga hakkama vaikselt sõbraks saama. Esiosa võtame millalgi juunis alles ette, nii et oleme jah alles niimoodi poolel maal. Ei, see on kõvasti minna. Potentsiaali on ja iga sessiga aina parem selles mõttes. Üliäge. Olen ennast juba üllatanud siin eilsega. Ma olen rahul. Selge see, et stardis on 2 varianti. Ja, stardi pead tegema. Kas ma teen nii kõva stardi, et üritan nendele ees järgi minna kohe? Tõmmata vahe sisse. Aga lõpuni ma ei suuda üksi nii sõita. Argema võrra sõita plaada. Mina paneks pigem ikkagi algul nii palju kui läheb ja toimub see taga, mis toimub. Et see on lihtsam. Jääd ootama, et plaadast on ju, võivad tema on üks kohtusust eespool kuskil lõpuks on ju, saab vahe sisse. Ja ma teen sõidu toimub tegelikult, aga mõtlen, et võib-olla on tark teda nagu survestada hoopis, et sava peal istuda, et lõpus möödub või tavalisi. Vaata seal on. Niuke virsik paistab sealt. Anno, kus sul massöör on? Sul on teada, et ainuke, mis siit uksest paistab välisinimestele on su perse. Hea tüüda. On jah? Okei, vabandust, ma lähen ära siis. Anna on nii väsinud, tema pidi kvalifikatsioonid kiiremini sõitma, kui ta oleks tahtnud isegi. Kiired Leedu mehed on tulnud talle elu raskeks teinud. Ja
ta pidi isegi abi küsima. Sõitsime koos niimoodi, kehutasime. Sa tead stardi kohta, aga ma ei pea tulema sulle. Võiks siis tulla pai teha mulle. Natukene ellust on ju. Pärast saab kas pai või vastupidi. Mingit koogisöömist ei ole, kui siin niisama. Ei no kui 12 ikka aeg tuleb, siis teeme koogi ka ju. Rasmus teab, kus kooki saada, teile teil Hollandile ka. Nii et see ei ole motivatsioon või? See koogi oli. Palju mul aega on, Marko? Umbes 2 minutit. Lahe! Siis valmis juba see mees, kellelt ootame pea. Nüüd aga eemalduvad meeskonnad stardialalt. Esimene stardiviis on kindlasti. Aeg Superbike'i esikoha mees, värskelt oma rajarekordit uuendanud Hannes Soomer. Baltikumi ja Eesti meistrivõistluste poodium siis teie ees koosseisus Šarūnas Kladas, Ville Valdanen ja Hannes Soomer. Siis loomulikult tuleb ka karikasse. Rekordi eest on eriauhind, Eesti kellatootja aega on. Jälle oleme lähenemas Hanno bussile, kus täna rohkem perset ei paista. Nüüd on see tühi. Näed, juba teeb tööd, ainult jalad paistavad. See pink on tal selleks, et ta ulataks bussi astuda, muidu ta ei ulata. Asi ei olnudki Hanno. Tere, Anu Hanno! No nii. Kas sõitsid hästi? Sõitsin omast arvast hästi, aga kuradi Teised olid kiiremad. noored seda ka. Noored kuradi ajasid siin omavahel vähe segadusse üksteist ja lõpuks ei olnud, kes tahvlikki näitab. Ma ei teadnud üldse, kus taga toimub. Ja infot on keeruline sõita, ma ei oska sõita. Mulle meeldib ikka info järgi. Jama. Ma ei taha vaadata, see rikub sõit. Aga tubli oli. SX-iga.
panin ühe siia, kui vajas. Viska maha kohe. Kurk ju nii kuivab. Ma panen kohe nagu kuumale kerisele. Kurk on nagu kõrb nüüd. Sai. Jaa, aitäh. Marko Tink jäi ka veel. Kuulsid, miks Hannol välja ei tulnud? Talle ei näidatud kahvi. Õige, keegi ei näidanud, et ta peab gaasi põhja panema. Ossa raks. Täiesti haige. No see on ikka mafioosniku kell täitsa. Fossil või? Aega on. Aega on küll. Aega on. Väga ilus ju. Ma ei teadnud, et Eestis niisugust suurt kella üldse tehakse. No aga nüüd sul on käekell ka, nüüd sa ei saa kunagi starti hiljaks jääda. Ei saa jah. Tundub, et see on suurtemate poiste kell. Sa pead jõuksis rohkem rannet tegema. Puhas on randmetöö ju. Meil on randmetööd on vähe natuke jah, aga kuule, see sobib küll mulle käe peale. Ma arvan, et järgmiseks saad siis riplõngad. Tubli. Kas sa said viimase tilga? Jaa. Sain. Aitäh. Väga Poiss. Aga üliraske. Jaa, sain aru. füüsiliselt või vaid? Jaa. Aga sa oled nõrgaks jäänud. Ma olen nõrgaks jäänud ilmselt küll. Peale mingit viiteringi oli nii, et ma ei suuda nina suruda. Mida vähemaks bensu jäi, seda raskem jääks. Ja mida pidamist ja kõiki asju. Ja see rada üldse, Saksen ringil sa tahad panna pauguga pidu. Enamus pidurus on pauguga. Aga siin ei saa pauguga. Siin paned niimoodi pehmelt lähed, et ei suuda isegi niimoodi suruda, et kui kõvemini pidurdama hakkada, siis ta hakkab nagu rehvi peale. Paned niisugused asjad. Paar korda ehmatas, siis tegin vähe vaiksemalt, tegin 13 mingit poolt lõpuni. Ma pole mitte kunagi. Ma pole siukest starti näinud sinu. Eestis mitte kunagi pole siukest starti olnud. Aga mujal ka pole näinud oda. Triumfiga. Ainult minikeepe start oli nii hea. Ja üks kord Estorilis mul oli ka hea start, siis ma olin ühe kurviga mingi 10 kohta eespool. Aga see oli hea reis. Aga ma tead, mis ma tegin? Jaa, jäi. Ma tõmbasin oma need kõik kubemelihased pingesse siit. Hoidsin ennast nagu ikka räigelt ees. Ja siis, kui oled mootorratta peal paigal ja kõht on nagu viiul, siis saad sidurit kontrollida. Muidu ei lähe. Mul oleks veel parem start olnud, kurv tuli ette. See kurv kuus oli mingi ohtlik koht natuke seal. Kõigepealt, kas Rannus pani kõhuliga. Rannus siis istus mingi 2 ringi või 3 ringi seal niimoodi õnnetult oma mota otsas ja siis järgmine kord keegi oli seal minu ees, pani täpselt otse. Kivi. Oli jah. See vähe lõikas. Ta pani otse kõigepealt ja siis hiljem läks ta katti, ta ei seisnud. Pagan. See oli niuke action man kuradi kurv, et hakkasin isegi kartma natuke. Oli. Esimene võistluspäev, mida mis tuli veel võistluspäeva jooksul mingid uudiseid ka? Ei, selles suhtes küll jah, mul nii-öelda jahutusvedeliku leke jälle. Et termostaat siis ei teinud enda tööd ja paneme reklaamid ilusti. Ja ei, selles suhtes äge. Aga ei, põhiline eesmärk sai saavutatud. Mulle paningi, et kui saan top 5 kätte, ma olen nii rahul ja täpselt tuligi top 5 ära. Et sõiduga, ma ei tea, kas ma täielikult rahul jäin. Masin hakkas liiga palju all mängima, et 1/3 sõidust sain väga hästi. Sain ka nagu kiireid ringiaegasid ja peale seda läks täiesti alla mäge. Et eks nii palju selliseid ohtlikke olukordasid, et lihtsalt lasin tempo alla. Aga ma ei tea, põhiline, et Soomerid ei omanud ringiga. Nii et... No kvalis said vist juba vanast rekordist jagu ka või? Ja, et see on ka tegelikult äge. Ma ei oodanud üldse, et see nii vara tuleb. Ma mõtlesin, et tead, kui hooaja lõpuks saab ja nagu sellise hoo üles, et see vana rekordi purustatud on hästi. Aga see, et nagu kohe selle ära tegime, on täiesti selles viimase peal. Ja vaikselt tuleb, PM tuleb vaikselt käppa, iga korraga aina parem. Natukene tööd vaeva veel, siis saame juba poodiumile mängida. Aga ma lähen nüüd enda laenutatud varuosasid tagasi andma. Okei, aitäh. Ma toimitan. Läheb uks ette. Teine käik. Ei. Jään. Ei. Teise käiguga. Miks? Ma ei tea, mis asja. Anno, sa oled 84 kord Eesti meister, niisugused asjad ei juhtu Ma mõtlen, midagi valesti arvan, läks pihta, tõstsin jalga üles siia ja siis läks kuidagi vastupidi või hakkasin jalga maha panema. Hakkasin jalga vahetama, läks käi vale käik. Ühesõnaga, ärme räägi sellest, ärme räägi. Vaat sa tegid launchiga või? Jah. Ma tulin täiesti lihtsalt, jokutasin enda esimest ja sain täiesti ilusti nii-öelda sinu sabast tulla, et ei jäänud mitte kuidagi maha tavalise launchiga, mitte kuidagi.
vaatasin, kas äkki proovin Pladas ka, aga ta läks üsna agressiivselt. Me oleme täpselt Subotea mehed, üks on pikk ja teine on lühike ja paks siuke. Kas me päevaga võime rahul olla või? Jaa, enam-vähem. 12 algus oleks olnud parem muidugi. Oleks olnud parem, jah. Aga täispaagiga ka, ma arvan, et 12,5 täispaagiga on ka väga okei. Täispaak, aga oli sellest hea tuju. Jah, start oli hea. Start oli hea, tagaratta peal sõidan paremini kui eelmine aasta. Need on nagu tähtsad asjad on korras, nüüd me peame natuke veel ringi aja paremaks tegema, aga ma arvan, et siis võib nagu asjagi saada see aasta. Tundub küll, et äkki see 12 piiri murrab ära ikkagi. See raske saab olema, aga äkki mingi sõit, kus on palju autod rehvi maha sõitnud, et siis võiks see hea pidamine tulla siin suvel, kui on 25 kraadi sooja ja asfalt kuum. Kuna ringiaeg oli 12 teises pooles, siis Marko mind täna veel koju ei lubanud, ma pean ööse Pärnus veetma ja siis homme tööd jätkama selle nimel, et see... Homme paneme uued rehvid alla ja paneme mingi 4 liitrit bensu sisse ja proovime uuesti. Loodame, et on tagant tuul. Aga ei, vägev. Ma arvan, et... Sõbratapjad. Sõbratapjad. Sõbratapjad, jah. Ma arvan, et me ootame... Hans võiks tulla tagasi sõitma mootorrattaga võidu ja Rait võiks lihtsalt jalutama hakata uuesti ja siis võiks nagu jälle toredam olla. Igal juhul. Liiga hull ei ole.